Mina võtan siis selle saatejuhi rolli täna enda kätte, et Sama. 2. Ma loen kommentaare, loen kõike. kas sa nüüd ei tee seda enam? Ma kaalun seda otsust. Ralf hakkas peksma mind räigelt vastu selga. Mõlemad medalid jäid su 0,05 sekundi kaugusele. Ja võtke stopperi pealt see 16 saadiku palun välja. Et 4. koht. Ei ole võimalik. Tere kallid kuulajad ja vaatajad. Mina olen ujuja Ene-Li Fimova ja tere tulemast minu podcasti. Täna tuleb natuke eriline episood, kuna tulime tagasi Pariisi EM-ilt ja otsustasime teha sellise analüüsiva episoodi, kus mina ei ole siis saatejuht, vaid tuleb mulle appi minu hea sõbranna ja selle Tere podcasti produtsent Poliina. Tere! Jah, no ma siis annan kõik sinu kätte, et sina võid nüüd hakata juhtima. Ja. Mina võtan siis selle saatejuhi rolli täna enda kätte, et me saaksime Enelilt võimalikult palju igast huvitavaid asju teada Pariisist. Et Enelist tulid siis tagasi 2 4. kohta. Mõlemad medalid jäid su 0,05 sekundi kaugusele. 200 meetris juniorist 18. koht. Samal ajal sa ujusid 100 meetris uue Eesti rekordi. 50 meetris ujusid aja alla 30 sekundi. Et sa näitas, et tegelikult sa olid väga suurepärases vormis. Ehk siis sellel EM-il tuli ikkagi väga-väga palju erinevaid emotsioone. Ja ma arvan, et nüüd natukene juba aega möödas, et sa saad neid nagu koos analüüsida, saame neid koos analüüsida. Ja ma alustaks võib-olla sellest tegelikult, et sa sellest ettevalmistusperioodist, et sa tegid oma esimese sellise suvise ettevalmistuse USAs. Et see oligi, sellega sai läbi sinu esimene nii-öelda hooaeg USAs. Et kuidas sa ise seda ettevalmistust hindad? No tegelikult kõik läks nagu plaanipäraselt ja nagu ma enne EM-i olen ka öelnud, et oli väike selline tagalöök, kus me pidime nädal aega nii võib-olla nagu mahud alla võtma, et mul olid ja kahjuks mul on migreenid ja siis mul oli siuke väga jube nädal jah, et kus ma ei saanudki funktsioneerida isegi normaalselt, rääkimata sellest, et ma läheks ujuma. Jah, aga see oli õnneks meil juunis umbes, et tegelikult see ei olnud nagu enne EM-ga midagi. Ja pärast seda nagu terve juuli olid nagu head tulemused, kõik olid nagu plaanipäraselt ja mulle kõik treenerid rääkisid, et ma ei pea millegi pärast muretsema ja ma näitan neid aegu, mida ma pean näitama. Ja. Aga kui nüüd rääkida, et sa tegid enne EM-iga mitu võistlust, et sa iga kuu võistlesid, et ja väga palju räägiti ka sellest, et võib-olla see ei olnud nendel võistlustel nii kiire, samas sa läksid iga stardiga kiiremaks. See oli ka ju natuke teistmoodi, et kui võrrelda neid teisi hooaegasid sul, siis sa tihti ujusid kevadel kusagil Helsingis või Stockholmis varasemalt mingi väga hea tulemuse. See oli see enesekindlus ja siis tuli nagu see suvine tiitlivõistlus. Et seekord ei olnud nii, et kui teistmoodi see sinu jaoks oli? No esimesed võistlused ma pidin kindlasti nagu ära harjuma selle mõttega ja sest ma tegelikult, kuna ma olengi harjunud alati olema nagu oma isikliku läheduses, et võib-olla ainult nagu täiesti nagu hooaja välisel tulen nagu natuke hallemaid aegu, aga jah, praegu esimene võistlus eriti ma ikka lootsin, et ma lähen nagu, ma ei tea, umbes sekundi isiklikust ujuma, aga oli natuke rohkem ja ma ikka nutsin ka ja ma nagu issand, ma ei saa aru, aga tegelikult mul ka enne võistlusi on öeldi, et sa ei lähe praegu isiklikke tegema, et meil ei ole plaanis ujuda kevadel häid tulemusi, et meil on tegelikult EM nagu meie põhiline eesmärk ja ma läksingi iga võistlusega natuke kiiremaks ja see oli võib-olla mulle ka nagu siuke võib-olla natuke pingevabam, sest siis ma teadsin, et ma ei lähe praegu nagu võib-olla mingi teist rekordit püüdma, et ma lähen nagu võistluskogemust saama ja nii edasi. Aga jah, ja me võib-olla igal võistlusel üritasime nagu keskenduda ühele nagu tehnilisele asjale, et näiteks mis viimane võistlus mul juulis oli, tegelikult ma juhin seal ka head aega, aga me läksimegi proovima sinna näiteks nagu, et pööre väljumist olid nagu see, millele ma keskendusin ja need tulid hästi välja ja ma usaldasin täielikult nagu treeningprotsessi ja ma nagu tulin toime sellega, et ma praegu ei uju isiklikke ja hooaja sees. Et see treeningprotsess oli siis nagu selle võrra teistmoodi, et sa ei olnud nagu, et sa ei olnud nendeks kevadisteks ja suve alguse võistluseks nagu puhanud, eks siis sa olid väsinud, jah? Jah, et kui me nüüd lahti võtame, siis mul oli märtsis siis
NCAA siis üliõpilasmeistrivõistlused ja aprilli lõpus mul oli siis viimane võistlus ja tegelikult nagu hakkasin ma tagasi, nagu tulime tagasi trenni ujuma, hakkasin ma 1. aprill, siis tegelikult esimesteks võistlusteks ma ujusingi umbes 6 aega ja mahud olid ikka täiesti nagu teisest maailmast ja ma tegelikult võib-olla see ka, ma lootsin ikkagi, et ma tean, et ma olen nagu hästi trenni pealt, et äkki ma ikkagi tuleb välja, et ma nagu tahtsin, ma näitan praegu, et tegelikult on hästi ja aga tegelikult need olid täiesti nagu teised mahud, millega ma olen harjunud, kuna pikk bassein on natuke teine kui lühike, seal on ettevalmistus ka teistsugused, siis jah, see oli natuke teistsugune ja ma ei olnud ja võib-olla nii nagu särtsakas, nagu ma praegu EM-il olin. Aga sa ütled, et üldplaanis kõik treeningud sujusid ja sa läksid Pariisi nii-öelda selle usaldusega ja selle nagu hea tundega, et tegelikult kõik töö on tehtud ja sa oled valmis. Jah, võib-olla tegelikult jah, mind natuke hirmutas see fakt, et ma ei ole nagu väga kiireid aegu näidanud see hooaeg, aga samas ma üritasin selle peale mitte mõelda ja ma teadsin, et nagu kiireid aegu tulebki ujuda nagu tähtsamal võistlusel, jah. Sa läksid EM-ile ka nagu tiitlikaitsjana ja nendest pingetest on väga palju nagu juttu olnud, et kas sa tundsid, et sa pead kellelegi midagi nagu tõestama justkui? Kahjuks jah, võib-olla see mängiski minuga võib-olla natuke halvasti välja, sest ma panin kindlasti enda peale pingeid ja ma lugesin kõike kommentaare, kõike meediat ja nii, et varem ma olen terve aeg lugenud, aga see võib-olla ei mõjuta mind enne nii väga, kuna ma olin pisike ja ma ei saanud isegi aru, nagu ma nagu, et see küll ei tähenda midagi, aga praegu mingisugune, et jah, ongi nagu esimene aasta USA-s, ma muretsin, kuidas läheb, ma muretsin, mis tulemusi ma näitan ja ma ei tahtnud teisi alt vedada, kuid ma tegelikult pidin muretsema enda pärast, et ma teen seda sporti nagu enda jaoks ja ma tahan nagu ise seda head tulemust näidata, mitte et ma ei pea kellelegi midagi tõestama. Ja, nõus. Aga ma liiguks siis niimoodi, et esimene teemablokk räägiks nagu kõik need alad läbi, mis sul olid ja su EM algas 100 meetri rinnuliga, kus sa siis 2 aastat tagasi võitsidki oma Euroopa meistritiitli. Eelujumises sa ei ujunud nii kiiret aega ja siis seal tulid juba mingid meedia pealkirjad, et kas on põhjust ärevuseks, et mis vormis Janeli Jefimov on. Räägi ise, kuidas see eelujumine 100 meetris rinnulis oli, et ta ei olnud kõige kiirem, samas eesmärk oli ju pääseda edasi. Jah, et see oli nagu okei ujumine, aga kahjuks ma olen terve see hooaeg miskipärast hommikuti nagu väga-väga unine olnud ja ma pean nagu väga palju tööd tegema, et äratada end üles ja ma ei taha tegelikult kaffiini võtta nagu enne hommikusi ujumisi, sest ma tahan nagu päeval magada. Ma üritasin nagu füüsiliselt end üles äratada, aga tegelikult ja eelujumise eesmärk on nagu edasi pääseda. Ja ma olen ka öelnud, et see nagu lihtsalt veider ujumine ja et see tegelikult kirjeldab seda päris hästi, et see oli veider. See oli nagu natuke arusaamatu minu jaoks ka, et nagu liigus lõppu küll, ära ei väsinud, aga aeg oli nagu okei aeg oli ja. Aga jah. Siis sa ise nagu, sul ei, nagu sa ei hakanud muretsema? Ei, ma nii väga ei muretsenud jah, et ma olen ka hullemaid ujumisi teinud nii-öelda jah, ja tegelikult jah, eelujumise poolfinaali eesmärk on edasi pääseda lihtsalt. Ja poolfinaalile läksid vastu, seal sündis uus Eesti rekord 1.05 siis, et see näitas, et sa tegelikult olid suurepäraselt valmis, et kas sa said rõõmu tunda selle Eesti rekordi üle ka, et peale sellist nagu rasket aega ja nüüd Eesti rekord täpselt seal, kus pidi tulema? Ja, kindlasti, kui ma nägin, et see oli 1.05 ja pärast ma nägin 1.57, ma sain ja kohe aru, et see on isiklik, aga tegelikult ma võib-olla ei olnud miskipärast nii õnnelik, sest ma nagu teadsin, et ma olen võimeline seda ujuma siin praegu ja võib-olla sellepärast ka, et tegelikult töö ei ole veel tehtud ja homme peab veel ujuma. Aga ja ma olin nagu kuidagi rahulik, see on nagu tegelikult väga veider tunne, sest ma muidu olen ikka väga õnnelik, kui ma mingi isikliku teen, sest minu tasemel juba iga isiklik on nagu juba suur asi. Ja, aga ja ma nagu see lihtsalt näitas, et ma olengi nagu heas vormis ja ma olen nagu
olengi valmis nendeks võistlusteks. Ja siis peale poolfinaali järgmisel päeval sul oli finaal, said puhata, kindlasti see poolfinaalis jõutud aeg andis enesekindluse. Kuidas sa ennast enne finaali tundsid 100 rinnuli? Kas nüüd füüsiliselt või vaimselt? Mõlemat. No füüsiliselt ma tundsin nagu hästi, nagu ikka, et midagi tegelikult päevaga ei saa nagu nii väga ära rikkuda, muutuda ei saa midagi. Aga jah, et vees oli hea, tegelikult ka nagu võistlusel oli nagu ka hea see 100, ma tundsin end hästi. Aga vaimselt ma arvan, ma olin natuke närvis ja et see oli nagu palju pingelisem, kui sinna poolfinaalile vastu minna. Jah, kindlasti. Jah, et ma poolfinaalis ma ikka nagu teadsin, et isegi kui ma ju isiklikku, ma saan edasi. Aga finaalis see tase ikka näitas, et tõesti see nagu terve EM oli nagu lihtsalt ulmeline nagu kiirus. See, mis aegadega, ma oleks selle aega, ma ei tea, eelmine MM nagu paremat kohta saanud ka enam-vähem. Ja see ikka näitab, kui väga on tase tõusnud. Ja tõesti, see võib-olla ka mind natuke hirmutas, et ma pean nüüd nagu väga-väga terav olema. Jah, aga et olin küll närvis, aga ma üritasin seda kuidagi nagu talle öelda, et ei, kõik on korras, et kõik on korras. Ja, et ma mäletan, et see enne finaali olid ikka siuke sama nagu lõbus Eneli, kes tantsis, laulis, et kõik oli okei, aga siis sa nüüd ütled, et selle taga tegelikult olid need närvid ikkagi, jah? Ja, et ma olen ja võib-olla see ongi minu nagu mina üritamas nagu mitte mõelda selle nagu võistlusele, et ma siuke kaitsemehhanism nagu. Võib-olla jah, et ma nagu olengi nagu siuke hästi lõbus, tantsin ja tegelikult ma olengi nagu selline jah, aga ma lihtsalt üritas mitte mõelda sellele nagu selle finaalile, aga pärast tegelikult peab väga vara minema sinna kooluruumi juba ja ma olengi seal juba täiesti üksinda 15-20 minutit enne starti ja siis võib-olla ma ei saa seal nagu nii väga enda nagu mingid halbu mõtteid nagu sisse. Ma arvan, et on väga huvitav kuulata, mis sa teed seal koolruumis, et see ongi nagu selline ooteruum, kus kõik, kes sinuga finaalis ujuvad, nad istuvad kõik seal koos kõrvuti, ma saan aru, ja te ootate starti lihtsalt, et mis sa seal teed, mis sa seal mõtled? No, ma ausalt ei mäleta. Mul vist tegelikult ma ei mõtle väga, ma vaatan... Nagu sa istud lihtsalt seal? Ma ikka võimlen, ma hüppan, teen kere, kätekaid, et ma nagu üritan nagu enda keha üles äratada. Ja siis ma tavaliselt, õnneks meil on telekad seal ka kaaluruumides, ma vaatan lihtsalt nagu need võimist, mis toimuvad enne mind. Et ma veel küsin kogu aeg, et mis võimine on enne mind, et kas on huvitav või mitte. Et seal oli vist 100 krooli, enne mind 100 krooli meeste finaal, mis on tegelikult väga huvitav ala. Ja, et ma seda nagu vaatasin ja tegelikult nagu... Et üritad ikka nagu teisi asju teha, et mitte nagu istud niimoodi. Ja võib-olla kui pealt vaadata, siis kindlasti on veel nagu selline, kes istub nagu ja on mingi väga selles mingi uimises sees ja keskendub seal, aga ma üritan nagu mõelda teisi asju ja ma ei tea, mõned seal ikka räägivad oma vahel, mõned mitte. Sa vist ei ole see, kes räägib? Ma vist väga ei räägi ja ma olen pigem seal vaid oma ette. Nii, aga nüüd sa hüppasid vette, ujusid selle 100 meetrit ära ja sa näed tablool, et 4. koht. Mis oli see nagu esimene mõte, mis sul peast läbi käis? No esimesena ma nägin, et seal pukkidel, kui sa oled esikolmik, siis kui sa oled esimesena, seal on 1 tuleke, teisena 2 tulekest ja 3. 3 tulekest pukki peale, siis ülejäänutel ei ole neid tulekesi. Siis kohe, kui ma lõpetasin nagu kohe, reaalselt nagu sekund hiljem, ma kohe nägin, et see ei ole üldse tulekesi. Ja esimene mõte oli lihtsalt nagu, et ei ole võimalik. See on mingi viga. Ja ei, ma ei mõelnud, ma lootsin, et äkki tõesti, äkki minu pukk lihtsalt ei teeta. Jah, aga ma nagu, pigem see ei ole võimalik, oli see nagu, et ei ole võimalik, et ma nagu, mitte põrusin, aga nagu välja jäid, jah? Nagu ei tulnud nagu, ei saanud nagu käed seina nagu esikolmikusse. Ja pärast, kui ma nagu vaatasin aega, ma isegi ei jätnud nagu enda aega meel, ma nagu nägin, et oli 1.05, mis nagu tegi head meelt kindlasti, aga see aeg rohkem nii väga ei loe seal finaalis. Aga pärast ma
ma ei näinud väga sandike, esimene asi, mis ma tegin, oli lugesin palju, mul oli kolmandast kohast puudu. Nagu arvutasin ja ma nägin, et 5 sandikku. Ja see nagu kindlasti tegi nagu seda kuidagi kurvemaks. Aga ma ei ütleks, et ma oleks ka nagu pärast seda väga kurb. Ma ei tea, mulle nagu muidu ma olen ikkagi hakanud nagu nutma kohe basseinis ja niimoodi, aga praegu ma olin, et nojah, nii on aga no ma olen ka sind näinud peale erinevaid ujumisi, sinu parimaid ja ka neid, kus sa oled olnud väga pettunud ja võib-olla see, mis mind nagu Pariisis üllatas, oligi see, et sa suutsid jääda nagu hästi rahulikuks, hästi nagu professionaalseks, et sa andsid nagu intervjuud ka nagu hästi rahulikult, aga samas mul jäi ikkagi nagu siuke tunne, et sa jätsid sisse need emotsioonid, et sa nagu püüdsid olla ikkagi nagu väga rahulik. Et tegelikult sult sees toimus seal midagi nagu muud. Võimalik, jah. Ma ütleks, et ma mingi väga-väga emotsionaalne pärast intervjuud oli. Korra mul tuli pisar silma, kui ma oma ema ja õde nägin, aga see ei olnud nagu siuke, et ma pärast toas nutsin ja mingi olin väga kurb ja tegelikult oligi need. Ja pärast tuli ainult pisar, nagu kui keegi mind tuli lohutama ka. No see ikka lööb kindlasti välja, kui keegi hakkab lohutama. No. Ja, et siis ma nagu saan aru, et tõesti oli mille pärast lohutama tulla. Ja. Aga... Ja siis sa suutsid nagu suhteliselt kohe selle nagu ära visata, nagu, et selle mõtte, et sa teadsid. Ma nagu hakkasin kohe nagu nalja tegema sulle. Mul võib-olla esimene kui ma seal maha ujusin ja niimoodi see oli nagu kurb. Aga ei olnud nagu, ma kindlasti olen palju kurbem olnud kindlasti. Siis, kui ma ei saa nagu isegi nagu vette minna, et ma nutan nii väga, et nagu et tõesti, aga seal mul tõesti tuli lihtsalt nagu paar pisarat ja oligi jah, et sellega kõik. Ja pärast mul ema ka ütles, et ära muretse, nagu nad ju nägid aega, tegelikult ei olnud nagu täielik mingi läbipõrumine. Ja ma ka võib-olla see mind rahustaski, et tegelikult aeg oli nagu hea. Ma olengi paar korda ujunud selle 1.05, et ma suutsin ikka finaalis ujuda seda ka jälle. Ja pärast ma juba hakkasin nalja tegema, et neljas. Aga kas me saame siis nagu selle kohta kokkuvõtvalt öelda, et lihtsalt olid nagu närvis või pinges? Sellepärast ta nagu ei tulnud või kuidas sa ise endale nagu seletasid, et tegelikult hea aeg, aga või 4. koht, et lihtsalt ebaõnn või? Ja ma ei tea, tegelikult ma olen kindel, et ma oleks võinud ka suurema Eesti rekordi teha. Ma olen kindel, et minu vorm seal EM-il oli kindlasti kiirem kui 1.05.7 ja kindlasti kiirem kui 2.9.9 50-ses. Et ma kahjuks ei suutnud seda realiseerida seal. Et ma ei tea, see tõesti vist vaimne pool ei olnud minuga nagu kehaga koos kahjuks, et pidi seekord leppima selliste tulemustega. Aga just see 100 ma mõtlesin, et okei, pole hullu. Et 50 on nagu veel ees. Ja mind nagu see tegelikult nagu võib-olla hoidiski nagu heas konditsioonis see, et ma teadsin, et minu nagu lemmikala 50 on alles tulemas ja seal nagu mul on tegelikult suuremad võimalused võita see medal kui 100. Aga enne seda, kui sul see 50 hakkas, oli tegelikult täpselt juba järgmisel päeval sinu nii-öelda sinna kõrvalala 200 meetrit rinnuli. Ma mäletan, et sa ütlesid kuidagi niimoodi, et ma küll seda ei taha väga ujuda, aga peab. Kuidas sa sellele nagu vastu läksid, et sul oli just finaal ära ja nüüd homme hommikul sa pead uuesti tulema ja 200 ujuma, mis ei ole võib-olla, see on nagu raske ala selles mõttes. Ja, see on väga raske ala ja ma nagu üritasin mitte mõelda selle peale, kui nagu ma kuidagi võtan seda 200 nagu, et trenni ujumine natuke, et ma ei mõtle selle peale nagu täiesti, et ma nagu lähen 100 ujuma, ma tean, et ma pean nagu väga terav seal olema ja väga hea, et kui ma 200 lähen ujuma, siis kui ma ujun hästi, siis mul nagu väga hea meel selle üle, kui ma olen halvasti, siis nagu mul ei tekita tegelikult selles minus mingit emotsioone. Jah, et kindlasti on kurb ja kindlasti on väga valus, kui füüsiliselt väga valus see 200 ka. Jah, aga see 200 tegelikult läks nii, nagu see tavaliselt mulle tiitlik, et ta läheb, et ei olnud midagi nagu sellist väga erilist seal. Ja. Kas sa proovisid kuidagi,
kas oli võimalus, et sa ei uju seda nagu, et proovisid öelda treeneritele, et kuulge, ei? Ma üritasin teha nägu ja et ma olen väga kurb, et ma ei taha seda 200 väga ujuda. Aga mulle öeldi, et mul on hea vorm, et ma olen tegelikult võimaline isiklik ujuma ka 200. Aga kahjuks see hommik lihtsalt ei olnud nagu minu osa, minu päev ei olnud see kahjuks. Ma tegelikult olen kindel, et ma oleks õhtul väga hea aja ujunud. Ja, et sa ju nagu ettevalmistusesse tegelikult need mahud ja need, see, mis sa ujud, on 200-le väga, et sa jaksad 200 ka tegelikult väga hästi ujuda. Mis tegelikult näitab ka minu 100, et ma jõuan tagasi tulla 100, et ma ei väsi üldse 100 enam ära nagu just 50 basseinis, mis tegelikult on väike probleem olnud vahepeal. Ja siis see 200 ma kindlasti usun, et ma oleks võimeline nagu head aega näitama seal, aga ja kahjuks ma ei tea miks, aga hommikuti on lihtsalt nagu nii raske mul, eriti ma olen nagu, mu lihased olid ka nii valusad pärast seda finaali ujumist ja nagu ma nagu lihtsalt füüsiliselt oli raske nagu hommikuti ujuda seda 200 ja see viimane 50 oli ja väga raske. Et see 200 jääb sinu võistlusprogrammi, aga lihtsalt sa võtad seda kui sellist nagu trenni, et teeme trenni, ujume ära ja. Võib-olla see praegu aitas mulle ka natuke mõtted mujale viia, et ma ei olnud nagu toas järgmine päev, et ei mõelnud selle 100 peale, et ma läksin kohe tagasi basseini, pidin nagu oma soojendust soojendust tegema basseinis ja kuival maal ja nii edasi, et kohe nagu pidin jälle midagi tegema, et see natuke viis mu mõtted ka mujale. Ja ma arvan, kui ma seda hommikust unist nägu ära kaotan mingi hetk ja hakkan nagu päriselt tahtma seda ujuma, siis tegelikult ma seal läksin nagu täiesti nagu neutraalselt, ma nagu ei tahtnud, aga samas ma ei tahtnud ka sealt ära joosta. Jah, aga ma arvan, et seda on vaja rohkem nagu tiitlikat oli just seda nagu 200 jälle hakkama ujuma. Kuidas seda hommikust väsimast ära kaotada? Ma ei tea, võib-olla võimelda rohkem, märgata 5 tundi ennast starti, ma ei tea. Ja tõesti, ma praegu kahjuks, mul junioride võistlustel mul piisas sellest, et ma ei ujud nagu täiega 200 hommikul ja saan edasi kahjuks. Ja täiskasvanute seas enam ei ole sellist võimalust, et ma kõnnin mööda põhja ja siis saan edasi poolfinaali. Aga peale seda sul oli selline puhkepäev, et sa said üks päev puhata. Enne 50 olid sinu viimast ala. Kuidas siis oli? Kui palju sa mõtlesid, et nagu eelnevatele aladele või sa olid täiesti, et nagu nüüd tuleb 50, nüüd ma ootan seda, ma olen väga excited. Ja see puhkepäev me siis käisime, tegime ühe trenni ja see trenn oligi väga kiire, väga särtsekas, siuke nagu väga power trenn, mis mulle väga meeldib, sest see võttis mul mingi pool tundi aega enam-vähem ja nagu ja kilometraaž ma ei tea, üle kilomeetri natukene, mis on tegelikult väga vähe võrreldes sellega, mida ma teen. Ja mul jäi siuke kohe hea meel, et lõpuks 50 ja see mu lemmik alati, mulle väga see meeldib, et seal ei pea mõtlema, lihtsalt lähed ja paned. Ja siis tuli see 50 päev jõudis kätte. Eelujumistes selle oli tunnine ja aeg oli 30,6 seal. Et see sind ka ei hirmutanud, et sa mõtlesidki, et Kusjuures see mind hirmutas, sest tavaliselt, ma ei tea miks, aga mind see unine faas mind ei ole häirinud 50-stes. Et see rohkem ongi et sa oled ikka ujunud nagu. Ja et ma olen tegelikult ka hommikul isiklik ujunud 50-ses ja ma olen nagu, kui ma aega nägime nagu et ma ei tea tõesti, olin küll unine, et mul pärast ka meie füsiosis Kristi katsus mu lihased ja nagu, kas sa ikka käisid ujumas ja mu laktaat oli pärast ujumist 3,1, mis tegelikult ei ole midagi. Nagu, et ma pidin nagu füüsiliselt võib-olla natuke rohkem märgatama, et ma ei teinud seal. Ma hüppasin paar korda ja see oli kõik, mis ma ka ruumis tegin. Ma lihtsalt ootasin starti. Ma ei tea, miks ma lihtsalt nagu. Jah, et siis sa natuke ikkagi olid mures, et treeneriga sa rääkisite, et mis seal oli? Ma korra olin et mis see oli. Aga ta oli nagu ka, et see sul nagu tutus kohe, et sul ei olnud seda plahvatust, sul on seda särtsu lihtsalt sees praegu. Nagu,
äkki see läkski ära, äkki see ei olegi seda selle leimi rohkem, ta nagu, et ei, me ju tegime soojendust, ma ju nägin, et see on alles, et seal tegelikult soojendustega oli ka natuke, et kuna meil oli see soojendusbassein, välibassein, siis oli mingi torm see päev ja nad lihtsalt otsustasid, et ma panen 45 minutiks kinni. Siis sa pidid seal ümber sättima. Ja siis sa pidid ikkagi, nagu ma tulin liiga vara veest välja, nagu enne oma starti, et ma muidu ei tule nii vara välja ja siis ma lihtsalt istusin ja oligi see, et nagu see, mis ma soe tegin, siis ma lihtsalt olin nagu seal pool tundi, ei tee mitte midagi, muidugi see nagu keha rahunes maha ja oli unisem kui muidu. Ja siis tuli poolfinaal, kus sa jälle suutsid, sa ujusid 3. korda karjääris alla 30 sekundi, mis on tegelikult täiesti nagu maailmaklass, et seal kindlasti tundsid, et kiirus on tagasi, et ei ole vaja muretseda. Jah, seal ma olin nagu kohe, et lõpuks ärkasin üles ja õhtuseks poolfinaaliks, jah, et mul oli ikka väga nagu rahulolu ja nagu võib-olla natuke pingelangus, siis tõesti ma ei teadnud nagu, kas see 30,6 hommikul oligi see, ma teadsin, et see oli kindlasti minu lagi, aga ma mõtlesin, et äkki nagu 50 ei ole siin võistlusel lihtsalt minuga koos. Aga sa näitasid ikkagi, et ma pean lihtsalt natuke rohkem pingutama. Ja, et need on nagu 2 erinevat ujumist, 30,6 ja siis alla 30. Ja see oli 0,7 vahet, 50 on ikka väga palju, see on ikka väga-väga suur vahe tõesti tegelikult. Ujujad ei saa endale lubada selliseid nagu jah, et pärast, ma arvan, need teised tüdrukud 2 hüsmingud, nad olid nagu ta küll ei uju, aga pärast õhtul nad nagu issand, seega tuli siin lambist ujuma. Jah, ja ma arvan, et ikkagi see, võib-olla inimestel, kes ei ole nii nagu ujumise sees, et see alla 30 ujumine, et see tuligi sul välja ainult 2 korda Helsingis enne seda ja siis pärast seda rohkem ei tulnud, et on kindlasti sinu jaoks ka sellise märgilise tähtsusega ju. Ja kindlasti need ja ka alla 16 on ka mul ainult 2 korda tulnud enne ja see alla 30 oli ainult ühel võistlusel tegelikult enne oligi. Ja siis ma suutsin nagu Helsingist on juba üle aasta aega möödas, et tegelikult ma suudan ikka ujuda, et neid kiireid aegu, see maailmaklassi aegu ja midagi pole kadunud ja see, et ma nagu tähtsale võistlusele, et need ujun mitte mingi Helsingi miidil, kus tegelikult vahet ei ole, mis aega sa ujud seal. Et võib-olla üks asi, mida inimest ei saa aru, et kui sa oled nii nagu tasemel sportlane, siis see, et ei olegi võib-olla võimalik iga ujumine võtta sealt neid sajandikke maha, et tegelikult see, et sa juba sinna samasse auku ujud, on nagu juba väga positiivne märk. Jah, et mul siis jäi vist täpselt 10 isiklikust 50 selles poolfinaalis. Ja see ei olnud võib-olla nagu kõige puhtam ujumine, et kindlasti oleks võinud seal midagi veel ära kärpida. Aga jah, et kindlasti see oli mul väga hea meel, et alla 1,6 ja alla 30 tulid mul just seal EM-il ära. Aga nüüd see 50 rinnuli finaal, see on justkui nagu viimane start, viimane võimalus võita medal. Kuidas sa seal pingetega toime tulid ja sa said ju edasi ka nagu teise ajaga, et justkui kõik on nagu kontrolli all, aga kuidas sa end tundsid? Jah, ma lootsin ka, et kõik on nagu kontrolli all ja sain edasi, sest eelujumise poolfinaali eesmärk on saada edasi. Ja pärast ma enne ujumist tegelikult oli nagu soojendusel ma liikusin nagu väga hästi, ma tundsin end hästi, kuid tegelikult ma hakkasin vaikselt haigeks jääma mingi hetk. Ma ei tea, kas need olid juba närvid andsid alla või see, et seal mu toas oli väga-väga külm ja ma ei pannud kordagi konditsioneeriski sisse, see oli lihtsalt nagu, ma ei tea, mingi jääkamber enam-vähem. Ja mul juba oli köha, ma ei tea, ma hakkasin ninnas pärit panemas, mu nina oli kogu kinni ja ma lihtsalt nagu, ma tundsin, kuidas mu keha natukene nagu lihtsalt laguneb. Ja ma ütlesin nagu minu treenerile, kes minuga seal kaasa oli Tänile ka enne soojast, ma tunnen, mu keha lihtsalt laguneb praegu. Et see oli ju nii pikk võistlus ka sul nagu olnud 7 päeva ja siis see viimasel päeval nagu. Ja see tegelikult see, meil oli see enne seda esimest korda tegime ellaagrit, kuhu me läksime 3 päevaks, eks ma olin kodust eemal nii kaua, ma olin selleks hetkeks juba 1,5 nädalat kodust eemal olnud ja ma lihtsalt
ongi nagu lihtsalt pingutuse järel ja mingi hetk ja tõesti nagu lihast olid lihtsalt valus, et mul oli valus kõndida, mul oli kõike valus teha ja mul see viimane osa ja õnneks oli 50 tõesti, mul väga hea, et mul see 50 viimasena alal on ja 100 kohe esimesena, et mul selle graafikuga ja väga vedanud. Aga jah, et ma lihtsalt ütlesin, ma lihtsalt lagunen ära praegu, ta nagu, et ei lagune, tunni pärast võid ära laguneda, praegu veel ei lagune, praegu veel vara. Mingi okei. Ja tegelikult vees oli nagu hea tunne. Ja aeg ei olnud ka kehv, et 30,0, et ta ka tegelikult ikka sama. See on tegelikult 7 sajandikku vahet nendel mõlemal ujumisel. Ja see on nagu tõesti nähtamatu aeg lihtsalt, nagu seal ei olegi näha. Meie esinelik oligi 7 sajandikku sees. See on ikkagi väga-väga tihe. See on väga nagu kui oleks silmaga vaadanud, nagu kes lõpetab esimesena, keegi oleks nagu aru saanud, sest see on nagu tõesti nii olematu aeg lihtsalt. Ja et ei olnud nagu kehv jällegi. Aeg ei ole kehv, aga ei ole ka nagu medali väärt aeg. Aga kui sellest ujumisest natuke nagu tehnilisemalt rääkides, ta oli ikkagi 7 sajandikku aeglasem kui poolfinaalis. Kuidas sulle nagu tundus, kas sul kõik tuli välja? See näiteks on välja toodud nagu see start. Sa tead, et leedulannal Ruutal, kes võitis selle EM-kulla, tema start ongi põhimõtteliselt 7 sajandikku nagu kiirem sust, et... Jah. Ja mulle Stef, ka minu põhitreener, siis kirjutas kohe, et ütles, et see ei olnud halb ujumine, aga see ei olnud ka hea ujumine. See oli kindlasti palju mustem nii-öelda kui poolfinaalis, kuid jällegi need 7 sajandikku, mis seal saab nii palju erinevat olla. Aga ma tegin 1 tõmme rohkem ja ma vist jäin küll liiga kauaks sinna vee alla seal stardist, aga ma tegelikult ei ole vaadanud ausalt öeldes ühtegi. Ma paar korda vaatasin vist, ükskord mingi vaatasin seda 50 poolfinaali, 100 poolfinaal, aga ma seda finaaliumist ei olegi vaadanud ja me nagu rääkisime küll, et tegelikult tehniliselt see on nagu halb ja see lihtsalt nagu õnne ei olnud jälle minu pool kahjuks. Jah, et sa vaatad nüüd tablood ja jälle sa näed, et 4. koht, mäletan, kui ma vaatasin seda tribüüni, see ei ole võimalik. Nagu kuidas? Kuidas see võimalik on? Et mida sa mõtlesid, et jälle? Jällegi ma nägin, et puki peal pole tulekessi, ma olin juba, et... Kas te teete nalja? Ma seekord ma olin tõesti, kas pukk on jälle katki? Kas ikka jälle katki pukk? Ja pärast jälle esimese asjana ma lugesin palju sandikke ja seda oli väga kerge arvutada, 30.095 oli siis 3. koht. 5. Ma olin nagu, ma siis oli nagu küll nagu mingid issand, nagu jälle 5 sandikku, nagu see tõesti nagu ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see võimalik on. Nagu ma tõesti, kui ma praegu isegi mõtlen selle peale, see nagu ma ei tea, mis naljad minuga mingi universum ja nagu see tõesti nagu minu arust nagu seda on nii raske nagu mul lihtsalt pole sõnu ja tõesti 5 sandikku mõlemad korrad ja 3. kohas see nagu midagi nagu ja huvitavad. Kumb 4. koht sulle nagu rohkem just kui nagu haiget tegi? Ilmselt see viimane, sa teadsid, et nüüd nagu... 50 kindlasti, sest ma olingi, et olen tagasi koju kohvreid pakkima ja midagi polnud pakkida kaasa. Ja kindlasti see viimane ja seal ma olin ikka pärast rohkem kurb kui pärast 100 ka, sest ma lootsin ja ma olin nagu, et äkki tuleb jah, ma kindlasti endale, ma üritan mitte mõelda nende medalitele enne ujumist, aga kui ma näen, et mul tegelikult vorm on praegu hea ja ma nagu suudan konkureerida nende medalite nimel, siis ikkagi nagu tahaks ikka medalit ka saada muidugi. Aga pärast ma ikka olin juba pisarates andsin intervjuud ja kuid ma ikka üritasin hoida indekate jaoks. Nüüd meil tuleb krõbedate küsimuste voor, et me mängime siis noolemängu ja see, kes kaotab, vastab krõbedale küsimusele. Kas sa oled noolemängu mänginud? Ja ma olen mitu korda mänginud noolemängu ja ma olen isegi vaadanud
Tartsi neid mingeid meistrivõistlusi või mingit sihukest asja, et ma tean nagu neid reegleid ja kuidas see nagu käib, et no ma sain täna teada enne seda, kui ma hakkasin salvestama. Jaa, sest ma rääkisin sulle. Ja. Nii, aga ma võin siis alustada. Alusta. Jah. Ma ei näe üldse. Nii, 9. Oi, see läks välja. See on 13 ja 9. 22. Nii, 22. See on suht vähe ikka. Me mõlemad on mataga probleemid. Mul on kõik väga hästi, ma ei tea. Mul on väga pahasti. 1. On see 2? Okei, mul on võimalus. 4. Nii, okei. Ongi 1, 2 ja 4, 7. Väga suur skoor. Nii, 7. Nii. Küsi minult krõve küsimus. Nii. Minu siis esimene krõve küsimus on, mis oli siis kõige raskem intervjuu sellel EM-il? Mida sa võtsid siis? Jah, et kuna ma EM-il olin reporter, pistolreporter, siis tegin kõiki töödega intervjuusid ja see on alati väga nagu selline keeruline, sest kui inimesel läheb hästi, siis ta on hästi avatud, räägib, aga seal oli ka nagu ujumisi, kus ei ujutud isiklikke rekordeid või ei läinud hästi ja see on alati selline, et sa pead oskama lähenema inimesele ja ma arvan, kõige raskem oli meil koondise kõige noorem liige Maari Randväli, kes tegi tegelikult väga hea EM-i, tõus Eesti rekordi, isikliku rekordid ja ma mäletangi, et see oli vist Maari nagu esimene ala 100 vabalt, ta ujus isikliku rekordi ja ma läksin seda intervjuud tegema nagu väga hea tundega, et et isiklik EM-il, et see on ju suur asi tegelikult, et kui sa ujud enda parima aja, isegi kui see on kõrvalala. Ja ma mõtlesin, et ta on nagu positiivne, aga Maari, kuna ta on selline hästi maksimalist ja tahab aina rohkem ja rohkem, siis ta oli hästi endast väljas tegelikult, et ta ootas nii palju paremat ja siis ta natuke isegi nagu karjus mu peale ja mingi, ma ei taha seda teha ja siis ma pidin hästi rahulikuks ja mingi, Maari, proovime nüüd sisse välja hingata, et sina võisid isikliku, et see on väga hea tegelikult, et proovi selle üle nagu uhkust tunda, et teeme rahulikult ära, räägi ausalt nii, kuidas on ja natuke teda pidi ikkagi nagu suunama. Aga ongi, ma arvan, temaga oli kõige raskem, sest ta on nii emotsionaalne, mis on tegelikult spordis ju nagu väga hea asi. Et teda pidi seal veel mingis intervjuus nagu natuke rahustama, et ta ei nutaks. No ja aga lõpuks ta ju andis ikka päris häid. Ma arvan, see oli lihtsalt see esimene nagu täiskasvanud EM. Kus võeti niimoodi intervjuusid. Ja kus nagu võeti kohe pärast starti, et see tõesti nagu talle uus kogemus ja ta lihtsalt nagu... Ja ta läks tegelikult nagu nädalaga nagu paremaks, et kui see esimene intervjuu oli siuke, et ta oli ikkagi emotsionaalne, siis juba viimane ala, kus ma võtsin, ta suutis nagu väga hästi analüüsida enda kõiki tegemisi ja nagu sinna emotsiooni panna, et ma arvan, et selles mõttes ta oli väga tubli. Ja mis tegelikult on nagu päris raske ka, et sa ujujana pead nagu sa just lõpetasid ja kui sul ei ole nagu ei läinud hästi, so esiteks on nagu väga raske, kui sa ujusid nagu mingi raskema ala, nagu ma ei tea, hingeldada, sa pead veel kohe nagu midagi mõtlema, mida sa nagu vastad, et see tõesti nagu vajab nii-öelda harjutamist. Jah, et see tulebki kogemusega. Nii. Alustan nüüd sina. Jah, okei, ma alustan. Äkki alustamine on parem. Nii. Ma proovin nüüd äkki sihtida ka kuidagi või vaadata. 18 on. Ei ole, 18 on. Äkki. 4. Ikka 1. Okei, ma lähen ikka ühte. Oota nii, ma pean mõtlema, mis ma teen nüüd. Okei. 22, 26. Jah. 26. Okei, see ei ole väga hea. Nii. Ma ei näe. 9. Okei, sa said ikka rohkem. 12, 21 ja mis see on? 21, 23. 23, ehk siis sina saad. Mul oli 26. Okei, sina saad. Nii, mina saan. Nii. Pariisi EM-il, enne Pariisi EM-i käisite laagris, Chartresis ja sa elasid koos Eglasaluga ja siis 50 meetris rinnulis eelujumistest olid ühes vahetuses ja Egle ujus esimest korda sinust kiiremini. Et esimest korda oli selline asi, et Eesti konkurent ujus sinu nagu põhiala kiiremini ja ma saan aru, et sinu jaoks ei olnud nagu hea ujumine, tema jaoks oli üks parimaid ujumisi, aga ikkagi selline esimene kord, et kuidas siis oli? No tegelikult see mingi erilist tunnet vist ei tekitanud ja et
kindlasti ma tahaks olla see mingi Eesti üks parimaid trinnuriujujaid ja niimoodi. Aga ma ei tea jah, et sina ka küsisid mul pärast uimist kohe, et kuidas siis on. Ja ma ütlesin, et no tegelikult Egle nagu täpselt sama konkurent, täpselt samamoodi väärib seda poolfinaali kohta, mis on nagu ja see, et ta nagu seal A-normiga on nii edasi, et ta nagu ma ei tea, miks ma peaks teda maha panema kohe, sest ta eestlane on. Jah, aga tegelikult oli väga uhke tunne, et me olime jällegi õhtul poolfinaalis koos ja mida rohkem eestlasi on pildis, seda parem ju. Jah, ja mul tegelikult niimoodi iga inimene ei tekita mulle erinevad tunded nagu konkurent ja võib-olla, et nagu lihtsalt oli hea, et me saime nagu koos poolfinaali ja et ma vist paar saandikut talle kaotasin seal, aga ma üritasin ja rohkem rosada, miks ma nii aeglaselt tulesin. Et sa ei mõelnud nagu, et mis siis, kui Egle nüüd ongi kiirem? Ei, no ma selle peale ei mõelnud. Ma kindlasti tean, et Egle on kiire jah, et eelmine aasta siis Jemmil võitis hõbeda, et no aeglane inimene saa Jemmil medalit jah, et tegelikult jah, väga korras on kõik ja meie suhtluses on kõik väga hea. Teil on tervislik konkurentide suhe. Jah, et me tegelikult saame väga hästi läbi, olime ka toas, rääkisime alati ja eile ka istusime. No, kui me hakkasime siis tulema Pariisist ja siis me istusime koos lennukis ja lobisema ja tööres küll magada. Ma olin nagu, et ei maga, mul on veel jutt pooleli. Ma tean, et sa ei lase inimestel olla ja magada. Ja. Ma ei tea, mind ei häiri see, kusjuures ma lobisen vastu sulle. Aga... Ja, oli, ta sai üles pärast Eglega ja siis Egle lobises sinuga ja siis tahtsid magama minna, sest ta oli harjunud, et mina lobisin temaga kogu aeg õhtuti. Nii, okei, teeme veel ühe vooru. 20. 5. Ei, okei. 17, 19. 19. Jaa. Okay. See on ikka väga halb. Kuule, sul on võistlus nüüd läbi. 5. 12. Okei, ma sain sinu skoori juba. Ei, mul on 19 oli. Okei, ma pean, rohkem kui 2 peab saama nüüd. Ei, sama. 2. On ju sama. Täpselt, ja täpselt ongi. Okay, aga küsime siis mõlemale. Okei. Nii, tuleb siis mõlemale. Kes küsib enne? Küsi sina enne. Okei. Mis on selle podcasti tegemise juures olnud kõige nagu keerulisem asi või nagu, mis on siin närvi ajanud või mis on nagu raske olnud? No närvi ajanud tegelikult need ei ole väga midagi, aga lihtsalt see, et kuna ma olen jah suurem osa ajast nagu USAs ja kui ma olen siis Eestis, siis ongi paar päeva, siis ma peangi planeerima sisse selle podcasti siis salvestamise. Ja eelmine kord me siis tulime otsa Londonist, ma hakkasin filmima. Praegu me tegelikult eile alles jõudsime tagasi Pariisist ja juba filmime siin mitu episoodi. Et jah, et see lihtsalt nagu vaja võib-olla natuke rohkem, ma ei tea, nagu tähelepanu, kui ma nagu Eestis olen, et ma ei saa nagu päris nagu vaatame hiljem, et ma pean jah, et kohe, kui ma teadsin, mis kuupäevadel ma olen, siis ma nagu panime kinni kõik ja planeerisime selle. Ja oleme nagu aja hätta jäänud just kui, sest et nii kiire on kõik, et just tuleme tagasi, peab kohe ära tegema, kohe peab kõik nagu valmis olema, et just oli meil Pariisis nagu raske nädal nagu võistlemist ja mul igast intervjuusid ja neid meediaasju, siis nüüd me jälle nagu läheb edasi. Et, ja. Aga mul tegelikult sul on nagu sama küsimus, kuna sa oled ka selle nagu panid nii-öelda kokku selle podcasti, siis mis oli siis selle organiseerimisel kõige nagu raskem osa? Ja ma arvan, et see, mis sa nagu välja tõid, ongi tegelikult see kõige raskem, et ma alati proovin ka mõelda, et sa oled ju nagu sportlane, et võib-olla kui me alustasime sellega, siis seal oligi meil keeruline leida neid aegasid, sest et sa samal ajal tegid trenne, et praegu jah, sul on puhkus, aga kui me alustasime, siis sul olid trennid, ehk siis sa ei saanud terve päev istuda siin ja neid nagu asju lindistada, et me pidime selle peale mõtlema. Et alati tuleb seda silmas pidada, et see on sinu prioriteet, mitte see nii-öelda see nagu meelelahutusosa. Et see ja siis kindlasti ma arvan, et aega on vähe kõigega tegeleda, aga ma arvan, et me oleme päris hästi hakkama saanud, et me oleme saanud palju head tagasisidet ja paneme edasi. Jah, ma olen ka kõik, kes tegelikult on vaadanud neid eelmisi siis osi, siis kõigile tegelikult väga meeldib, et
ja mul on tegelikult väga hea meel ka, et ma nagu ei ole nagu tavaline ajakirjanik, et nagu mis tunnen, et ma võib-olla küsin ka küsimusi, mis mind nagu huvitab nagu vaatajana, nagu just nagu teiste sportlaste suhtes. Ma olen ka nagu lihtsalt vaataja, kes nagu lihtsalt vaatab ja elab kaasa. Ja mind nagu jääb väga mingid küsimused huvitavad, mis tegelikult võib-olla on ka lollid küsimused nagu sellele sportlasele, aga tegelikult nagu oleks nagu tore teada. Ja ma arvan, et meil nagu selle podcasti tegemises, nagu mul on selles mõttes see privileeg, et kuna me oleme sõbrad, siis sa nagu vastad mu sõnumitele ja nagu räägid minuga päriselt, sest et Eneli on nagu kuulus, kes mingi vastab mingi 3 päeva hiljem, kui talt küsitakse ja siis vastabki, et oih, ma ei märganud või mingi, ma ei ole jõudnud vastata, et mulle sa vastad. No tegelikult, kui sa mingit tööasju kirjutad, ma seda ignoreerin. See on alati, et ma küsin ühe küsimuse, mingi tööküsimus ja siis teine mingi, ja siis teadsid seda, mingi nagu sõbrannade jutt. Mingi plära. Ta vastad ainult sellele plärale ja siis see tööasi lihtsalt jääbki vastamata, aga ma arvan, et mul on parem seis kui seal teistel. Ja kindlasti ja teisi ma natuke Pikemalt. Kui see on pikem kui 2 lauset, ma isegi pole eluas seda lõpuni. Aga me töötame selle nimel. Me töötame ja ma üritan vastata. Aga nüüd, kui üldiselt kõik nagu kokku võtta, terve see nädal, siis mis emotsiooni see lõpuks annab sulle või mis sa nagu kaasa võtad? Ma ei tea, mis emotsiooni see annab, aga ma arvan, ma olen kindlasti uhke enda üle, sest ma ujusin enda elu parima aja 100, oma väga hea, väga tugeva aja 50-ses ka. Ja ongi see, et ma nagu võistluste lõpuni üritasin nagu mitte alla anda. Jah, mitte alla anda, et ma ikka olin nagu tuju hea ja üritasin olla lõbus ja nagu ma ikka olen siuke tantsu ja laulu Eneli. Aga tõesti, iseennast oli võib-olla lõpus juba tõesti raske niimoodi nagu valetada endale, et nagu tõesti oli nagu väga raske oli seda lõpus teha, kuid ma üritasin jällegi sellele mitte mõelda. Ja kõik nagu minu ümber ka üritasid nagu mingi toeks olla ja elasid kaasa oli kohe nagu, et räägi kui midagi, aga ma tegelikult ei tahtnud väga rääkida millestki, siis ma nagu võistlus ei ole veel läbi, ei ole veel millestki rääkida. Aga ja pärast oli kindlasti kurb, aga ma olen nagu, ma tean, ma liigun nagu õiges suunas ja tegelikult natuke võib-olla kahju seda, et ma ei suudnud enda pea pärast nagu seda head vormi realiseerida. Ja seda, mis mul tegelikult on ja kõik on rääkinud nagu, et sa liigud hästi. Kõik nad nägid ja Toni meie peatreener ütles ka, et ta on elu parimas vormis. Nagu see, et kuidas ma lihtsalt nagu NTV-s ka tundsin. Oli väga hea. See oli tõesti väga hea ja ma olen küll end varem niimoodi tundnud, aga nagu see lihtsalt, et see klappis just nagu päev enne võistlus ja ma lihtsalt libisen. See oli nagu sinu päev oli, jah? See oli nagu minu nädal pidi olema. Minu terve nädal pidi olema, jah. Aga ma jäi lihtsalt, kuna panin endale kahjuks nii palju pinget peale ja tahtsin teistele inimestele näidata, mida ma tegelikult pean endale näitama. Et ma ju teen seda enda jaoks ikkagi, et ma tegelikult... Sa ei võlgne kellelegi seda. Et ei võlgne tõesti, see oli väga hästi öeldud. Ma lihtsalt teen seda, sest see mulle meeldib ja ma loodan, ma olen hea selles, aga ja see, et ma jällegi ma teen selle vea, et ma loen kommentaare, loen kõike ajakirjandust enda kohta ja see jälle mingi, et ma mingi... Kas sa nüüd ei tee seda enam? Ma kaalud seda? Ma kaalun seda otsust. Ma hakkasin valima oma vaimset tervist ja lõpetasin selle. I choose me. Ja lõpuks, sest ma ikkagi saan aru, et see kahjuks mõjutab mind rohkem, kui ma tahaks. Ja ma olen lugenud ka, et nagu see, et ma nagu finaalis võin aeglasemini, et mida see näitab siis, et kas see näitab siis ma nagu, mis see 7 sandik on? Esiteks, ja palju seal oli 16 või ma ei mäleta, 16 jah. Siis võtke stopperi pealt see aeg, palun 16 sandiku, 7 sandiku. Esiteks ja teiseks, ma kahjuks pikas basseinis mul on sellised veel
realiseerimata võib-olla unistused ka, et ma lühikeses olen tõesti väga tugev. Need tulemused, mis ma ujusin eelmine EM ja mis ma tegelikult olen terve karjäär ujunud, need on nagu nii tugevad tulemused, tõesti nagu maailmaklass. Ma olen nagu MM-i pronks seal nagu lühirajal ja kahjuks ma ei ole veel suutnud seda pikale ja üle panna ja ujuda neid nagu samu aegu seal, sama tugevaid aegu. Ja see lihtsalt see tõesti võib olla mingi kartmine seda pikka basseiniga, aga ka ma ei tea, ja tegelikult ma olen alati ujunud pikas basseinis ja aeglasemini finaalis. Praegu lihtsalt inimestele meeldib võrrelda, kui ma olen nüüd uues keskkonnas, uues kohas, minu uhkelt, representat uhkelt. Jah, siis on ka kommentaar, kas ikka oli õige otsus, et ta läks sinna, kas ikka oli see. Ja ma tahtsin ka jõuda sinna, et palju räägitakse, oli siis õige otsus. Ma nüüd ei teagi. Ei, tegelikult nagu inimesed lihtsalt vaatavad, et jäi 5 sandikku medalist, siis on halb. Aga sa oled ka võitnud medaleid 5 sajandikuga ja siis keegi ei vaata seda. Ja keegi tegelikult jah, kui tõesti kaotada on palju jubedam, kui võita on selle medal 5 sajandikuga. Aga kui need inimesed kirjutavad seda isegi nagu ei saa aru, nagu ei ole minu mingit nagu panu aegu, mingi sellist asja, nagu nad ei ole asja sees, lihtsalt ongi nagu tugitooli sportlased. Ma arvan, et see võib-olla on natuke naljakas ka vaadata, kuidas sa oled põhimõtteliselt aastast 2021 toonud erinevatel juunioritele ja täiskasvanute tiitlivõistlustel medaleid. Sa oled 3-kordne aasta parim sportlane, et sa oled nagu selle lati nii kõrgele seadnud, et nüüd, kui sa natuke kasvi ei saa medalit, siis on kohe, mis asja, aga tegelikult sa oled lihtsalt inimesed on nii ära harjunud, et sa tood selle medali, et see tegelikult näitab, et sa oled väga hea. Jah, helitatud. Ära helitatud on nad, jah. Jah, kahjuks küll jah, et tegelikult mul ei läinud ju ma ei põrunud läbi. Mul läks tegelikult hästi lihtsalt ja kahjuks. Õnn ei olnud minu pool see kord, ükski kord. Jah, aga lihtsalt pole midagi teha praegu ja ma tegelikult olen väga uhke legendi üle. Ma ujusin häid aegu ja kui me tahame nüüd statistikast rääkida, ma ju olen see inimene, kes tegelikult olen seda kõike läbi elanud ja mina võiks rääkida seda, kas oli siis vaja minna või ei olnud vaja minna USA-sse, mitte USA-sse, ma ei tea kuhu, mis iganes. Siis kui me räägime nende poolfinaalis ujutud kiiremad ajad. Okei, ma olen alati tegelikult iga suvi, ma olen tiitlikatel ujunud halvemini. 100 ja tegelikult 50 ka. Võib-olla mingid jemmidel või niimoodi ja mingi üksik korrad ja aga tegelikult kõik mu isiklikud on tulnud esiteks kas või mingi aprilli keskel ujutud võistlustel või siis poolfinaalides. Et finaalis tegelikult see on isegi mitte minuga võrreldes, et finaalis ongi aeglasemad nagu tavaliselt, sest finaalides see aeg juba ei loe nii väga, et loebki see medal. Jah, ongi nii ja võtke stopperi peal see 16 sandikku palun välja. Ma võib-olla tooksin siin võrdlusesse veel eelmise aasta Singapuri MM-i, kus aga oli ka see medali ootus ja seal sa ju tunnistasid, et sa ei tundnud ennast ka vees hästi, et need olid selles mõttes 2 erinevat võistlust, et sa jäid medalita mõlemal, aga ühel võistlusel Singapuris sa tundsid ikkagi, et see vorm ei ole päris hea, aga Pariisis sa tundsid, et vorm on hea, aga lihtsalt ei tundnud medalit. Jah, eelmine aasta siis MM, et ma 100 ei saanud finaali. Mu poolfinaali tulemus oli 1.06.2, mis on pool sekundit kiirema aja, ma siis ujusin praegu välja. Ja siis 50-ses ma läksin iga raundiga aeglasemaks. Singapuris, jah. Ja parim oli vist 30,1 ja finaalis oli 30,2 ja seal mul oli kurb see, et ma oleks oma eelujumise aega võtnud medali. Ja tegelikult praeguse aega mul oleks eelmine aasta hõbe olnud MM-il, mis tegelikult näitab, kui väga see tase on lihtsalt tõusnud. Ja ma pean hakkama ka neid samme veel võib-olla tihedamini tegema, et selle võib-olla tase maailma ja Euroopa ujumisega püsida samal tasemel. Ja.
Mis sa nüüd peale Pariisi nagu muudad, et noh, sa ütlesid, et oli vaimselt keeruline. Mis sa nüüd muudad, mis sa nüüd proovid nagu teisiti teha? ma üritan kindlasti nagu... No me Steffiga kirjutasime ka pikalt pärast minu ujumist, pärast siis viimast ujumist. Et ma ütlesin talle ausalt ka, et ma tegelikult arvan, et ma ei olnud vaimselt õiges kohas. Ja ta ütles ka, et ta nägi seda, aga nagu keegi tegelikult ei taha seda nagu üles tõsta enne võistlust päris, et... No sa ise ka usud ju, et läheb hästi, et sa ei taha olla mingi, et ma tunnen, et tegelikult... Ja ma ise ka ei uskunud. Ma ütlen ausalt, et ei, kõik on korras. Ja tegelikult mu ema ka rääkis, ta oli minuga ju viimast 2 nädalat USA-s, siis mu ettevalmistusel koos minuga elasid ja ta pärast mulle ka rääkis, et sa olid nii nagu kuidagi... Tujust ära. Jah, nagu aga ma ausalt ei pannud tähele. Minu arust ma olin nagu täiesti sarnane, samasugune. Ja me rääkisime, et mind nagu häirib see, et ma nagu ei suutnud tõestada ennast nagu enda vormi siis. Ja ta ütles, et see on okei, sa tegelikult nagu sul läks hästi. Et sa mõtlesid liiga palju teistele tõestamisest kui sellest, et mida sa pead lihtsalt tegema, et ujuda. Ja kahjuks küll ja seekord läks nii, et ma mõtlesin, et näitan talle, et see ja see ja see. Ma nagu mingi, et ja nagu ma ütlesin, peab endale näitama ja ma kahjuks mõtlesin võib-olla liiga palju nagu nendele teistele faktoritele. Aga kas see võib ka olla see, et kui sa olid noor Eneli 14-aastaselt olümpiasse nagu mina lähen ujun, vahet ei ole, aga nüüd, mida nagu täiskasvanumaks sa saad, seda rohkem sa nagu teadvustad kõike seda, mis sellega kaasas käib, et see lihtsalt on nagu uus olukord, et sa pead harjuma, et sa oled nüüd täiskasvanulikum. Ja seda ka. Ma olen ka öelnud, et mul on õnneks mul vedas, et ma tõesti esimest korda käisin tiitlikatel, siis kui ma olin 14. Ja ma ei saanud aru üldse, mis ümberringi toimub. Ma olin lihtsalt, et olümpia, väga tore. Teeme pilti rõngastega. Ja ma isegi ei teinud, sest ma ei saanud aru, miks milleks neid vaja on. Jah, aga pärast, kui ma hakkasin juba nagu, isegi kui ma Pariis juba 17-aastane olin, siis ma seal olin ka, et see on ikka olümpia, siin on nagu ikka nagu vaja kiiresti tööda ja niimoodi. Aga ma ikka üritasin talle öelda, et ma olen kõigi nendel võistlel juba osalenud, et siin midagi teistsugust ei ole ja ma olen nagu häid tulemusi näidanud. Aga jah, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem võib-olla silmad avanevad mul ja ma saan võib-olla võtta hingesse rohkem asju. Et sellega tuleb lihtsalt ümber harjutada ja... Jah, peab tagasi seda 14-aastane mindseti võtma, et mul on täiesti sali, mis siin toimub, sest ma nagu Mina lihtsalt toimun kiiresti. Ja siis ma mäletan mu esimene EM, kus ma uisingi selle mingi ülihea ja ma sain finaali 7. ja ma lihtsalt nagu ma uisin hooaja alguses mu isiklik oli 1.10. Ma uisin EM-il 1.06.4. 4 sekundilise isikliku tegin. Ja ma lihtsalt vaatan, kas saan finaali või ei saa, sest ma nagu mingi selle kahkaal mingi piiri pealne enam-vähem. Ja ma nagu mingi, ma sain finaali, ma nagu mingi, aga kui ma oleks saanud, ma oleks ka nagu mingi, ei saan finaali või nagu, jah, et ma tõesti, see ükskõiksus või ma ei tea, kuidas seda öelda, et mul tõesti oli nagu nii tühi seal peas, et mul mingid mõtteid ei ole ja nii, et kõik nagu lihtsalt lähen ja teen ja ma olen ikka ujund Eestikatel, see on ju sama bassein, mis toimub. Ja. Aga nüüd on Pariis läbi, hooaeg on läbi, samas juba on nagu mõttes ja hakkab ettevalmistus lühiraja detsembri suunas, kus on Pekingis lühiraja MM. Kuidas sa nüüd edasi liigud? Ma saan aru, et praegu teed väikese puhkuse. Ja praegu ma teen umbes 10-päevase puhkuse. Ma siis vett ei katsu. Et jah, et ma isegi ei ujunud peale pärast 50 rinnal, et ma panin kohe riidesse, läksin minema. Ja pärast teen väikse puhkus ja tegelikult meil hakkavad juba septembris need ülikooli võistlused. Aga ma sain aru, et see mulle nagu sobib tegelikult, sest ma nagu võistlengi end vormiga ja nagu lühirajal need võistlused on palju kergemini teha kui pikal, eriti kui see lühi nagu 25 jaardi bassein on veel lühem kui meetri basseinsega. Ja siis alustamegi ettevalmistust siis MM-i suunas. Ja see siis näeb välja, et sa teed ka kogu ettevalmistuse USA-s, natuke võistled ja siis detsembri alguses Pekingisse.
jah, et täpselt sama nagu eelmine aasta selle EM-iga oli, ainuke, et ma ei tule enne Eestisse, vaid ma lähengi otse Hiina, sest mõtlesimegi, et 2 pikka sihukest reisi on natuke raske teha, et pigem teeks selle ühe korraga nii-öelda ära. Ja siis jah, ja pärast siis loodetavasti Hiina ma tulen tagasi koju ja naudin siis jõule ja uut aastavahetust siis perega. Aga me palusime sinu jälgijatel küsida sinult Pariisi EM-i kohta küsimusi sinu Instagramis ja ma tõin 10 kõige lahedamat välja, nii et vaatame, mis selle siis välja tuleb. Nii. Caitlin Victoria küsib, kuidas sa pingetega toime tulid? No praegu vist mitte väga hästi. Jah, aga muidu ma üritangi ja mitte mõelda nagu võistlustele ja ongi, kui ma teen soe, siis ma nagu räägin, ma lihtsalt mingi lollitad. Ja ma lollitan ja ma nagu ongi lihtsalt lollitan ja nagu lihtsalt tahan kõiki naerma. Sa oled tantsinud, laulnud, mingid loomahääli teinud. Ja mida ma pole ainult teinud ja et ma nagu üritan enda nagu tähelepanu kuhugi mujale viia, et tegelikult on nagu lõbus ja nagu tegelikult on lahe, et ma üldse seal oleme ja nagu see, et ma finaalis üldse võistlen ja nii ja tegelikult selle üle olla võiks juba uhke. Ralf küsib. Mis Ralf? Ma ei tea, mis Ralf? Ralf Tribu? Meie avalikuste perekonna nimelidsime. Kuidas sulle meeldis Pariisi toit? Ralf vist väga muretseb minu toitumise pärast. Ta vist vihjab millelegi. Ta vist vihjab ja midagi. Väga hea. No see oleneb, ma ei saa kutsuda hotellitoidu Pariisi toiduks, sest me sõime kogu aeg makarone seal. Ainult makaronid, hommikust õhtuni makaronid ja siis mingi toores liha. See mulle väga ei meeldinud. Aga sa ütlesid ühes EM intervjuus ka, et võistlustel, kuna sa oled nii pinges, siis sul kaob see toidu isu ära. Mida sa sellega teed? Sa ju nagu sportlasena pead sööma. Jah, mul kahjuks mul on selline omadus, kui see ei ole ainult võistlustega, see on üleüldse, kui mul elus ka mingi stress, aga õnneks mul elu... Ei ole stress. Elustress ei ole jah. Elustress kahjuks on nagu minimaalne, siis mind nagu nii väga saabki ainult stressi viia ujumine. Ja ma siis tõesti, ma lihtsalt ei söö. Nagu hommikul ma ei söö ka nagu igapäevaelus ka enne trenni, aga enne võistlus peab ikka sööma, kuna mu start on tegelikult mingi 10-11 ajal ja märkan mingi kell 7 pean minema ja nii edasi, siis ma topin kõik suhu, üritan ära süüa ilma sellelt, et mul okserefleks tuleks ja et mul tõesti on probleem olnud, aga kuna ma nüüd tean, et ma olen selline jah, kus kahjuks ei saa süüa, siis ma Eestist võtan väga palju snäkke kaasa, mis mul on need mingi lihasnäkid, nagu kõik need mingi proteiini, batoonid ja niimoodi, et ma olen nagu ette valmistatud selles mõttes, et et sa saaks ikkagi vajalikud toitaineid kätte. Ja kindlasti. Ja. Nii, Marleen küsib, mis oli kõige pingerohkem start? Võib-olla see 100 finaal oli kõige pinge rohkem ja siis tegelikult ma olen öelnud 50, mu lemmik seal tegelikult ma ei mõtle. Nagu olin küll närvis, aga mitte nii närvis kui saes peab ikka mõtlema natukene. Taktikat. Ja nagu natuke taktiliselt peab mõtlema, jah. Oskar küsib, kuidas kavatsed liikuda edasi peale EM-i? No praegu jah, nagu näete, ma siin lindistan podcasti. Jah, aga pärast ma siis... Me tuli mingi 17 tagasi ja 20 ma tegelikult lähen juba tagasi USA-sse. Eks kui te seda vaatate, siis näen USA-s juba? Ma olen juba USA-s, jah. Ma olen juba USA-s ja veel trenni ei tee. Veel ei tee. Loodetavasti. Loodetavasti veel mitte. Veel ei ole vett katsunud. Aga jah, et ma lähengi, sest mul tegelikult esmaspäeval 17 algas kool. Ma siin natuke lasen üle. Hilined. Natuke hilinen, jah. Aga ja ma olen natuke paar päeva Eestist käin kodus Sillamäel, lähengi otse pärast lindistamist koju. Natuke olen perega ka, kuid ma olen viimane 6 aega nendega olnud. Aitab juba. Aitab juba ka, jah. Olen neid piisavalt teinud. Ja, aga lähen olen perega, siis pakin ja lähen tagasi USA-sse juba kooli pärast pigem mitte ujumise pärast. Ja. Laura-Liisa küsib, kas arvasid, et sul läheb paremini Pariisis? Arvasin, jah. Tegelikult jällegi ma aegade mõttes ei saa nagu väga palju norida neid. Et need on tegelikult nagu maailmaklassi ajad tõesti.
aga no lihtsalt, no keegi ei looda, et sa saad 4. kohta 2 korda 500-ndikuga. Tundub loogiline. See on nagu, ma ei olnud päris niimoodi, et issand, paluks 4. kohta väga. Jah, et ma ikkagi lootsin paremat. Ma ikkagi alati loodan, et mul läheb hästi võistlustel. Lennart, mida ütlesid endale, et 4. koha pettumusega toime tulla? No pärast sotti mul oli siis, oligi see, et mul nagu mind motiveeris, et 50. Motiveeris see 50 ja et mul ei ole veel võistlus läbi. Et mind, jah. Aga pärast 50 ma ei tea, ma ei olnud midagi, aga ma lihtsalt nutsin. Vaatasid peeglisse. Ja ei, no ma üksinda ja ma tegelikult, kui ma üksinda olen, ma väga ei nutta. See tundub väga depressiivne. Lihtsalt, kui ma nagu emaga rääkisin ja pärast, kui ma Steffiga kirjutasin ka, et nagu lihtsalt on nagu, ja mul oli vahepeal raske lugeda, sest mul tuli pisarad silma, mul nagu kohe nagu mingi 4x see ekraan oli, ma ei näinud, mida ta luges, ma pidin korra seisma jääma, lugesin, nutsin. Ja, siuke oli. Aga, ja tegelikult mind aitavad väga nagu see inimesed, kes minu ümber on nagu väga palju aitavad tõesti nagu toime tulla siukeste raskete hetkedega. Järgmise küsimuse küsis Keil. Mis tõestas sulle sel EM-il, et oled parem kui varem? See ma arvan, et ma ujusin tähtsal, nagu hooaja tähtsamal võistlusel paremad tulemused välja. Ehk siis hästi ajastatud vorm. Ja, hästi ajastatud vorm kindlasti. Ja see, et ma nagu 100, ma ei väsi ära, nagu see tegelikult minu jaoks on väga suur pluss juba, sest jah, mul oli viimast paar aastat seda, et ma nagu viimane 25 lihtsalt vajun ära. Praegu ma olen pigem see, kes nagu kommentaatorid ikka, Eneli, see teine pool ongi tugev ja ta ongi see tugev, et ma tegelikult olen nagu rohkem sprinterin, et ma alustan kiiresti ja ma suudan ka kiiresti lõpetada. Et see tegelikult tegi mulle väga head meelt. Järgmine küsimus on ka Keililt. Kas sa tead, et meie fänname Enelit, mitte ainult Eneli medalit? Nüüd ma tean. Aitäh teatamast. Ei, ma tegelikult arvan, et meil oli ka peale Pariisi EM-i selline fänniüritus, kus sportlased ja need kõik fännid, kes tulid Pariisi kaasa elama eestlastele, olid kõik koos ja nii tore oli vaadata, kuidas sinu juurde nagu tulid inimesed ja ütlesid, et Eneli, meie armastame sind ikka, et erinevad nendest tugitooli sportlastest, nemad tegelikult su tõelised fännid ja Eesti inimesed nagu armastavad sind, et olenemata, kas on medal või. Ja, ma vaatasin, kui ma kommentaare veel lugesin, siis paar päeva tagasi, siis mul ema saatis ka minu intervjuu pärast Soti finaali siis, kus ma nagu räägin ja siis ema saatis mulle, et nagu ise, et vaata kommentaare, et nagu MC ajast tutma need kommentaarid tõesti, et nagu, et nad elavad nagu tõesti kaasa ja nagu neil tegelikult need nagu tõelist fännid nagu ja mul on väga hea meel nende üle, et need kõik kohale tulid sinna Pariisiga, et vaadata, kuidas me seal võistleme ja see tõesti tegelikult see 50 finaal, kui ma läksin ja nagu ja ma kuulsin lihtsalt ja ma tundsin seda energiat tagant, kuidas see nagu mulle nagu lihtsalt tuli sinna, see oli nagu see on ikkagi väga erinev tunne, mul on väga hea meel, et eestimisliit siis otsustas jälle teha selle, nagu otsustas üldse alustada sellist nagu fännlust. Nagu, et fännid tahavad kohale tulla nagu need tõesti ja see, mis nad rääkisid, et see, kuidas ma starti läksin ja kui kohe tulid kananahk ja mingi külmavärinad ja see, et nagu see, et sa saad tekitada siuksed emotsiooni inimestele. Nagu mul on tõesti hea meel, et ma nagu olen siis mingisugune nagu hea, nagu väga hea figuur nendele ka, et tõesti, et me rääkisime rohkem. Nagu kindlasti on natuke võib-olla raske seal ka paari, siis kõik kogu aeg tuletas meelde, et pole hullu. Ja aga ma nagu, et jah, et ma tean, et pole hullu, aga nad see ka, kuidas on nagu, et kuidas neile see meeldis ja kuidas, nagu, mis emotsiooni ma neile pakkusin ka. See on nagu väga hea kuulda. Veel üks küsimus Keililt. Küsis mitu küsimust. Kirjelda neid hetki Prantsusmaalt, mis ajasid sind südamest naerma. Neid oli nii palju. Ja neid oli nii palju. Kes sind kõige rohkem naerma ajas? Minu koondise kaaslane Ralf Trifontsov.
Noh, ma räägin siis ühe loo ka ära. Me istusime siis meie 2 ja siis Daniel Zaitsev ja Ralf Tribuntsov neljakesisime õhtust üks päev. Ja siis nagu nad hakkasid, ma nagu söön samal ajal mingid makaroni ja kala jälle. Ja Ralf hakkas rääkima, kuidas ta tegi nälja. Et ta nagu liftis sees olevalt nagu hakkas nagu tegi nagu lifti nagu lahti. Ja nagu ta teeks lahti seda. Ja siis seal vastas oli mingi naine, nagu siuke vanem naine, kes nagu ehmatas selle peale. Ja ma hakkasin naerma ja ma tõmbasin selle kalatükki endale kurku. Ja siis Ralf hakkas peksma mind räigelt vastu selga, aga mul ei olnud see kalatükk rohkem kurgus, ma nagu lihtsalt köhisin, siis mul nagu kraatis ikka see kurk ja ta lihtsalt lööb ja ma ei saa öelda, siis ma köhin ja ma hakkan praegu ka köhima vist, aga ja mul lihtsalt oli nii naljakas, ma tõmbasin selle kala kurku, et nagu, sest Ralf rääkis seda ka nii naljakalt, et ta nagu mingi pingutas, ma ei tea, mingi närv pumpas sinu umbes, mingi veen pumpas, tegi seda lahti ja ma nagu issand, ta on 31 aastane, mind lihtsalt see on nagu kõige huvitav ja see hetk, et 31 aastane poiss lihtsalt mees, ta ei ole poiss, mees nagu lihtsalt ehmatas mingit naist. Jah. Nalja saab. Nalja saab nendega. Nende poistega saab nalja. Meie koondise kaaslastega tegelikult oli üldse väga tore koondis oli praegu kõik kaasas ja kõigiga said nalja lihtsalt nagu see võib-olla see, mis near death experience. Nii hull ei olnud, aga lihtsalt see hetk ja et oli nagu esimesena tuli meelde praegu. Ja viimane küsimus, seda küsis Sander. Kas EM-il sõitsid ka 90 minutit hotellist ujulasse või sai kiiremini? Kas rääkisid taas Toniga juttu? See on siis eelmisest podcasti episoodist Toni Meieliga, kes veel ei ole vaadanud, kindlasti vaadake, kuulake, kus ta rääkis siis lugu, kus Eneli ja Toni sõitsid olümpiafinaali ujuma 90 minutit ja siis Eneli rääkis kõik surnuks. Kuidas siis nüüd oli? Ja, nüüd see bussisõit võttis seal 5 minutit aega. Ja üks kord võttis 2 isegi. Ja Toni käis jala. Sa ei saa teda tüütada. Ma ei saa aru, miks ta jala käis. Aga aga ei, seekord ma ei saanud teda väga tüütada oma küsimust. Keda sa tüütasid siis? Treeneri Danny, kes mul seal oli, ta sai kõik kuulujutte teada. Ta sai lihtsalt ja ta on nüüd osaline selles Eesti uimispere mingi. Ta teab kõike. Ja ta teab kõike ja ma õpetasin teda eesti keelt ka natukene ja lihtsalt siuke, aga Toniga sai ka räägitud. Ei, teil tagasi ma ikka rääkisin ja Toni kirjutas ka mulle, kui ma panin triksi selga, siis kuna see oli nii palju kõndimist, siis ma jäingi sinna basseini istuma, nagu kui ma hakkasin seda trikood selga panema, siis ta kirjutas mulle ka, kirjuta, kui sa tehtud saad, ma siis tulen lobisen sinuga. Jah, et tegelikult talle meeldib minuga lobiseda. Tegelikult kõik on korras. Ja lõpetuseks ma panen siia kas meie rubriigi This or That, nagu meil oli, ja küsin Pariisi EM-i kohta lühidalt. Nii, 50 rinnuli või 100 rinnuli? Kas ma pean nüüd valima nagu ühe? Nagu kas üldse või nagu just Pariisi kohta? Pariisi kohta just. Ma arvan 100. Sest seal tuli Eesti rekord. Ja selle peale ma isegi mõelnud praegu, mul oli peas, et ma usin alla 1-6 finaalis ikka. No see teine küsimus natuke kordub, et 3. kord alla 30 sekundi või ikkagi see Eesti rekord? Eesti rekord. Olla locked in või ainult lobiseda? Ainult lobiseda. Aga mitte koolruumis. Mitte koolruumis olla locked in. See 15 minutit mulle piisab sellest. Croissant või makroon? Makroon. Makroon. Et ikkagi magus? Kindlasti magus. Croissanta saab ka nagu igal pool enam-vähem, aga makroonid. Kui palju sa said makroone ja croissante süüa? Tegelikult ma croissanti vist sõin ainult ühe lennujaamas teil tagasi juba. Aga makroone ma ikka ütlesin kõigile, et mulle väga meeldivad makroonid ja meie koondise kaaslane ka Margaret, ta tõi mulle ka makroone ja siis teid neid samu makroone, ma ütlesin talle, jäid hiljaks natuke, Margaret jõudis varem, aga ma sõin ka neid ka ära ikkagi. Ja. Kas Eiffeli torn või Louvre'i muuseum? No ma olen ainult Eiffelit näinud, Louvre'isse ma ei jõudnudki ja
vist Eiffel, mulle väga meeldib, ma nägin ka, kuidas see sädeleb ja pärast öösel ja see oli nagu nii ilus lihtsalt ma olen seda päeva Eiffelit näinud ka 2 aastat tagasi Pariisis, aga praegu nägin seda õhtust nagu see, kuidas ta nagu on, see on väga ilus, aga see oli nii räpane seal nagu linnas üldse, et nagu see oli nagu siuke aga muidu kui ainult Eiffelit vaadata nagu kui vaadata ainult ilusid asju, siis näebki. Siis näeb väga hea välja, jah. Kas Pariis 2024 olümpial või Pariis nüüd 2026 EM-il? Pariis nüüd. Miks? Ma ei tea, kiirem olin. Jah, et ma ei tea, kas 200. Ma 200 olin tegelikult olümpial sama aja vist. Jah. Aga muidu olid kiirem? Ja, aga muidu olin kiirem ja ma ei tea, äkki võib-olla lõbusam. Toredam oli, jah? Ja, no toredam kindlasti, sest meil olid nagu terve koondis kaasas ikka, sest Pariis meil oli ainult 4 ja Kristi on igal pool kaasas. Jah, et oligi mina, Gregor, Henri, Toni ja Kristi. Et jah, väga palju jutte ei saa seda rääkida, aga mina rääkisin kogu aeg igale inimesele iga päev nagu seda sama lugu mingi, mis mulle elus hiljuti juhtus. Ma nagu, issand, kas sa saad aru? Kogu aeg oli uus inimene, kellele rääkida, see kas tõstis mu nii. Sai lihtsalt rohkematele inimestele rääkida. Jah. Aga siis on meie kõik jutud räägitud. Aitäh, Eneli, et sa niivõrd sellise ausa ja hästi põhjaliku analüüsi tegid, et see on tõeline ka nagu selline spordihing, et ka ebaõnnestunud ujumisi suudad niimoodi lahti võtta ja näha häid ja halbu asju. Et aitäh sulle. Jah, aitäh sulle, et aitasid mulle ja te võtsid siis selleks episoodiks saatejuhi rolli enda peale. Jah, et saime sind avada ilusti. Jah, kindlasti, kui peaks inimest valima, kes mind avada saaks, siis oled sina. Ja sulle ka, kuna tavaliselt sina kingid kingitusi siin podcastis. Ma ei olegi seda kingitust saanud veel. Siis sina ei olegi saanud, nii et Oliveti poolt sulle ka kingitus. Issand, suur aitäh. Ja aitäh vaatamast ja näeme järgmises episoodis. Jep.